Tänases aianurgas oli meil Kerstiga plaan soovitada üks komplekt siit Bauhofist, mis kõlbaks algajale aiapidajale. Mis me nüüd võtsime siis? Meil on üks niisugune hästi tore ja mugav ja mõnus komplekt kokku pandud, mis koosneb peenrakastist, peenrakasti peale käivast kasvuhoonest. Siis on meil siin luugiavaja, mis teeb selle luugi lahti siis, kui tahad hommikul kauem magada, aga päike juba paistab, et tegelikult taimedel on soe. Ja ilmselgelt ka head kasvumulda, kastmissüsteem ja seemnepakid. Loome sellise kasvuhoone, kus ainult seemned mulda ja kasvab ise. Ja mõne aja pärast võid minna saaki noolima. Aga üks asi veel, mida ma tahtsin teemaks üles võtta, et kas on mõistlik praegu osta kaasa ka väetised? Mullasegus on esmaväetised olemas, nii et külviks vajalikud toitained on siin kaasas. Ole ja käime korra seal väetiste riiuli juures ja heidame korraks pilgu peale. Me võime väetise kaasa võtta, sest väetist läheb vaja siis, kui taimed juba tärganud on. Horticomi väetise seeria laseb tavalisel koduaiapidajal tunda ennast kui professionaalne taimekasvataja, sest Horticomi nendes väikestes pakkides on need samad väetised, mida kasutatakse aiandis. Ainus asi, mis on, et lugege väga hoolikult seda, mis pakendi peal kirjas on, sest tavapärased hobiaiapidajale mõeldud väetised on tükk maad lahjemad. Kuna siin on profiväetised, siis nende kontsentratsioon siis pakendis on kõrgem ja on vaja doseerimisel täpsem olla. Millist väetist võtame? No meie teeme sellise tõesti varajaste taimede peenra, paneme sinna salatit, tilli, redist ja sinna läheb kõige paremini maitsetaimede kastmisväetis. Aga meil on siin valida kõike suvelilledele, kurkidele, tomatitele, rododendronitele, maasikatele. Kersti, nüüd meil on see kastmisautomaat ka olemas, et kas on teemaks, et teeme väetiselahuse valmis ja paneme sinna sisse? Ei, väetiselahust me sinna niimoodi päikese kätte seisma valmis teha ei tohi, sellepärast, et taimedele vajalikud toitained lenduvad väga kergesti, eriti lämmastik ja lämmastikuühendid, nii et kui me teeme väetiselahuse, siis me kasutame sellega kohe ära. Peenrakast on meil juba kokku pandud kiirelt ja nüüd võtame siit lahti ka selle raami. Lõikamise mõte on selles, et see papp sobib täpselt selle kasvukasti alla. Selle jaoks, et me ei peaks seda murupinda siit ära koorima, aga et umbrohi läbi ega saaks siis üheks hooajaks täpselt parasjagu. See polükarbonaat plastik, mis siin klaasiks on, sellel on üks pool, mis on lubatud päikese poole ja teine pool, mis ei tohi päikest saada. Et tulemust kiiremini näha, paneme nüüd mulla külgedega, ütleme nii, on aega. Selle aluse raamil oli ilusasti peal kirjas, et ta mahutab 85 liitrit mulda ja meil on siin täpselt 2 kotti Horticomi mõnusat kasvuhoone mulda, mis on... 5 liitrit on puudu? 5 liitrit teeb puudu, aga kuna me külvame salatitaimi ja selliseid mitte väga sügavat mullakihti vajavaid asju, siis me saame hakkama sellega, et meil see mõni sentimeeter puudu jääb. Nii, siin on kohe näha, mingit valget pulbrit on sees. See on ilmselt väetis või kommenteerid? See on küll vermikuliit, mis hoiab niiskust ja annab talle kohevust. Ja kast ongi peaaegu täis, nii et esimesed külvid saame juba ära teha. Automaatavaja on selles mõttes hea, et nii kui päike tõuseb, siis sellistes väikestes minikasvuhoonetes ja ka suuremas kasvuhoones läheb temperatuur hästi kiiresti ülesse. Ja taimede jaoks on juba selline 26-7 kraadi viljumiseks liiga palju. Aga kui automaatavaja teeb kasvuhoone luugi meie asemel lahti hommikul, on meie kauem magada. Ja sealt automaatavaja pakendist tuli nüüd välja see mehhanism, mis kaant tõstab ja see silinder ja selles peitubki kogu see saladus. Siin sees olev vedelik siis kuumusega, soojusega paisub ja lükkab silindrit välja. Ja paneme ta nüüd kokku nüüd selliselt, ma panen selle siia sisse,
kas sa saad selle tifti sinna paika. Nüüd suruda silindri nii, et ta läheb siia sisse. Niiviisi ja nüüd tuleb keerama hakata. Tegelikult see sobib ju igale kasvuhoonele, kus see tuulutusake olemas on. Sobib, sellel on kaalupiirang, tavaliselt mingi 20-25 kilo, nii et kui luugi raskus alla selle jääb, siis väga hea abiline aias. See tähendab mitte ainult polükarbonaat akendele, vaid ka klaasakendele. Töötab ilusasti. Paneme siia praegu esimeseks natukene salatit ja tilli. Kui kasvatada redist või porgandit või midagi sellist juurvilja, siis on soovitav kasutada 2 seda alusraami. Niimoodi tuleb muld sügavam ja juurvill ilusam. Et praegu panemegi maha selle Grand Rapidsi ja tillmammuti. Kui me tahame saada selliseid mõnusaid üksikuid päid, siis sellise 20 cm vahega, aga kuna me praegu tahame seda kõige esimest värsket ja võtame juba ära noored taimed, siis puistame suhteliselt tihedalt. Seemned on tumedad, mullaga üsna ühte värvi, nii et nad väga välja ei paista, aga sellise 0,5 sentimeetri sügavusele kergelt mulda peale natukene kokku vajutada, et seemnel tekiks hea kontakt kasvupinnasega ja tilli puistame samamoodi sellise vaba käega, mitte liiga tihedalt, aga selliste sentimeetriste vahedega umbes siia ritta. Tillist on hea teha mitu külvi, et 2-3 nädalaste vahedega kogu suve jooksul paned seemneid maha. Nii-öelda vagu kergelt pealt kinni, kuskil 0,5 sentimeetrit mulda peale. Kaan kinni ja mis me seemned teile ütleme? Kerget mulda teile. Kerget mulda teile. Mina aga lähen tagasi veel kord Bauhofi ja teeme ära ka tänase vaatajamängu. Ja nii nagu ikka on meil aianurgas ka vaatajamäng ja Bauhof on seekord välja pannud niivõrd soliidse auhinna, et ma soovitan võitjal kohe ette, et kui te saate teada, et teie just olete võitnud ja tulete oma auhinnale järgi, siis ärge väga väikese autoga tulge. Ja selles auhinna komplektis on 1, 2, 3, 4 suuremat kasvukasti, 1 väike kasvukast, kastmisseade, siin on Horticumi väetiseid, erinev valik, 1 katteloor, kasvuhoone avaja ja mulda 3 erinevat sorti ja igat sorti on siis 3 kotti. Nii et tasub vastamas. Ja küsimus, millele te peate vastama, kõlab nii. Milleks on kasvuhoones vajalik korralik ventilatsioon? Hoiatan juba ette, et tegelikult vastuse variante on mitmeid, nii et kui vastate, vastake hoolikalt, spetsialistid hindavad teie vastuseid ja otsustavad, kes täpselt siis osaleb loosimises. Ja õiged vastused, nii nagu ikka aadressil, mida näete ekraanil.